Kiidetud olgu, issand. Sul on keegi siin, kes ei olnud siin eile või üleeile. Tõstke korraks oma käe. Siin on nagu mõned. Ja siis meie ei hakka sugugi tagurdama eriti, sest et siin on nii palju, mis on öeldud selle umbes 5 tunni vältel, et lihtsalt seda peab lindi pealt hankima tagant järgi ja ma arvan, üldiselt see on kasulik meile kõigile niikuinii, sellepärast et ma ei tea, kas te saate sellest asjast aru ka, see on olnud nagu väga sissejuhatuslik. Seal on väga palju asju, mis Jumal tahab tuua meile ja sa ei jõua, 7 tundi ei ole väga kaua. Võib-olla oleks osav mees, ma ei tea, kas ta saab isegi kapromonti teha autoga 7 tunniga, aga ütleme niiviisi, et erinevad ja tähtsad asjad, mis meil on vaja Jumala käest saada, siin on vaja üks pidev sisestus ja Jumal tahab selle tuua meile nii kaua, kui see võtab, et me saame Jeesuse sarnaseks. Kas keegi saab aamen ütelda niiviisi? Aga see saamine, see tuleb natuke teistmoodi, kui me oleme arvanud. Me oleme arvanud lihtsalt, et õpime, tuubime asjad pähe ja kuidagi viisi jõuame sinna, kus meil on vaja jõuda. Ja siis me alles hakkame tegutsema. Aga tegelikult see viis, kuidas hakata tegutsema, on, et hakata tegutsema. Ja tegelikult, kui sa oled ustav selles, mis on vähene, siis sa saad olema ka ustav üle selle, mis on suurem. Ja ma arvan, et see on üks suur asi, mis on kuidagi nagu takistuseks olnud paljudele inimestele, sest et me palume ja õpime ja siis palume ja õpime ja me ikka me ei tunne, et me oleme kuidagi viisil nagu valmis, et teha midagi. Saad aru, see on hästi palju inimesed selles koguduses. Ütleme nagu, kui see võidmine oleks seal, kui see kutse on seal, siis seal on üks arm, et teha teatud liike asju. So igaüks ei saa lihtsalt teha sellepärast, et te olete küpsed, aga kui seal on üks arm seal võib olla keegi, kes on küpsem inimene planeedil kas või. Aga kui tal ei ole pastorikutse, siis ta ei saa seda tööd teha, muidu tal tuleb nagu tõsine probleem. Ja mida küpsem ta on, ja ta on vales kohas, seda pingelisemaks ja jamaks läheb tema elu. So, see on väga tähtis. See on isegi suured jumalamehed, kes on isegi eelnevalt nagu lahkunud enneaegselt, sellepärast nad on vales positsioonis. Või nad tahtsid, nende huvi oli, et tegeleda mingi asjaga, nad astusid lihtsalt sellest nagu välja, mis nende kutse päriselt oli. Kui me räägime liikmetes koguduses, see asi ei ole nagu nii terav, et sa peaks kuidagi viisi närviliselt mõtlema niiviisi, ma ei julgeks ühte või teist teha, sellepärast, et äkki ma olen vales kohas. Sellepärast, et Jeesus õpetab meid, et teha tema töid. Kas olete siin täna? Ma tahan meid kõik tõuseme püsti siin praegu. Tuleme Jumala ette palves. Me oleme väga palju saanud selle aja jooksul, kus me oleme siin olnud ja ma tahan lihtsalt, et see viimane paar tundi oleks täielikult nii, nagu peab olema. Täitsa nagu märklaua keskele, sest palju me võiksime öelda, aga iga asi ei ole tähtis praegu. Mõni asi on ja mõni asi ei ole praegu tähtis. Isa, me tuleme sinu ette praegu ja me täname sind selle eest, et sa oled alustanud ühe tugeva töö sinu rahva keskel ja globaalselt su silmad on sinu rahva peal praegu, et suunata meid, et sihtida meid, et panna põlema eredalt ja väga sügaval määral see visioon ja kõik, mis me vajame näha, et sinu sõna oleks eredalt põlemas meie südames, et me näeksime, mis on sinu kutse. Halleluja, lihtsalt tõstame oma hääled tema ees. Praegu prestosse, kandalusta, pravini, zinsa kalvadane, zikalana masinda, felebadensa katalena masinsa kafari. Halleluja. Eile läks natukene pikemalt ja kuidagi mul tuli see kuidagi nagu naljakalt suust välja ja kui tuli suust välja, mõtlesin, et appagine, ma ei tahtnud päris seda öelda nii, sest see oli minu süü, see ei olnud ülistusgrupi süü, nad päästis mu naha eile. Sellepärast, et seal midagi juhtus niiviisi, kus ma ei saanud kohe olla siin isegi normaalses piires ja siis see isegi läks natukene pikemalt, kui oleks võib-olla ja siis see vaheaeg läks veel pikemaks, aga kes saab aru, et see vaheaeg on väga tähtis asi, mis kuidagi viisi ei kipu minema lühidalt, see läheb ikkagi venib pikaks. Miks? Sellepärast, et te armastate üksteist ja see kuidagi läheb niiviisi ja jutt kunagi ei ole nagu kuidagi
ei ole puudulik asi vaheajal. So see läks sedasi ja see oli täitsa hea. So, aga seda öeldes niiviisi ka, et me lahkusime nagu tunduvalt hiljem eile, kui oli kavas. Vahel ei ole midagi parata, vahel on isegi seda vaja teha, nii nagu kes on läinud Malaisiasse mujale ja vanasti ka Crusadedes, Tulsas ka täpselt samamoodi, sest et meil võib olla plaanid ja meil võib olla eesmärgid, aga sageli mõnikord on meie ebatäpsus, mis põhjustab, et asi venib. Mõnikord on sellepärast, et Jumal tahab, et midagi saaks lisatud. So, aga me oleme jaganud ja rääkinud evangeeliumist. Ja me uurisime esimene õhtu sellest, kuidas lugedes arvuliselt ka erinevaid kontseptsioone ja sõnu, mis on Jumala sõnas. Arvuliselt seal on mõned asjad hästi palju sõnas ja mõned asjad hästi vähe sõnas. Need asjad, mis on vähe sõnas, on ikkagi tähtsad, sest et need on sõnas. Aga need asjad, mis on arvuliselt hästi ohtralt sõnas, need asjad on eriliselt tähtsad. Kas keegi saab aamen ütelda? So, me oleme jaganud nendest asjadest ja täna ma arvan, et me lihtsalt, kui me lihtsalt paneme edasi korraks, pöörame võib-olla esmalt isegi esimese peatüki kolosslaste kirja ja me lihtsalt ma tahan, et see oleks hästi praktiline täna, ma tahan tuua hästi palju erinevaid näiteid, sest et ma tahan jätta teid vähemalt sellise suuna ja informatsiooniga, niiviisi, et me saame kohe välja teha ja midagi nagu korda saata Jumalale. Kas keegi on nõus sellega? Sest et see on okei, kui me rajame doktriinilise aluse ja see on nagu tähtis teha, sellepärast Paulus tegi seda sama. Kolosse esimene peatükk ja alates salm 5, võib-olla isegi vaatame salm 3 ja edasi. Me täname Jumalat oma issanda ja oma issanda Jeesuse Kristuse isa, palvetades igal ajal teie eest, sest me oleme kuulnud teie usust Kristuses Jeesus ja teie armastusest kõigi pühade vastu, mis teil on taevasse tallele pandud lootuse pärast, millest te varemalt olete kuulnud evangeeliumi tõesõna kaudu. Ütleme kõik koos evangeeliumi tõesõna kaudu, mis on tulnud teie juure ja nõnda kogu maailmas on kandmas vilja ning kasvab, nõnda ka teie seas alates sellest päevast, mil te kuulsite ja tunnetasite Jumala armu tõe sees. Ütleme kõik koos tõe sees. Nüüd vaatame korraks, väga huvitav siin, sellepärast, et see räägib isegi siin nagu taevast tallele pandud lootusest. Ja see, me näeme, on osa evangeeliumist. See on hästi palju, evangeelium on sisukas. Keegi küsib, mis see evangeelium õieti on? Me võiksime, kui pähkla kooresse panna, mis see evangeelium on. Evangeelium tähendab hea uudis. See ongi see armusõnum. See on, ja evangeelium tähendab sisuliselt, see sõna tähendab hea uudis. See on hea uudis Jumala riigis, see on hea uudis sellest, mis Jumal on toomas inimestele. Ja see hõlmab tegelikult tervet mis on Mattius, Markus, Luka ja Johannese kirjades kirjutatud. Ja tegelikult see on, mida nad kuulutasid ja mida nad näitasid oma eludega ja ka õpetusviisidel apostlitegude raamatus ja mis Paulus edasi kirjutas. Ja ta ise nimetas selle asja mitte kui ainult Kristuse Jeesuse evangeelium, mitte ainult isa taeva evangeelium, aga tema enda evangeelium, sellepärast et ta samastas ennast sellega, mis Jumal andis. Jeesus ütles niiviisi, et see, kes annab oma elu minu pärast ja minu evangeeliumi pärast, et see inimene ei kaota ühe väga hiigla tasumise. Nüüd, me peame aru saama, et kes Jeesus on. Jeesus on Jumal ise, ta on taeva ja maa autor. Kas te olete siin täna? Ma tahan, et te õhutate ennast üles, et haarata sellest kinni, mis Jumal tahab. Amen. Halleluja. Seisame korraks püsti veel. Ütleme kõik koos, et issand, sinu tahe sündigu minu elus. Las sinu sõna leida aset minu sees. Et ma võtaks selle vastu täiesti kogu määral. Nii nagu sina tahad seda. Et siis sõnum võiks tuua esile vilja. Ja mitte ainult nagu oli Pauluse päevil, vaid veel suuremal määral sellel ajal. Isa, tee selle töö minu sees. Tee selle töö meie sees.
ja las see evangeelium tuua esile vilja. Tegutse minus nüüd ja kanna asju minu südamesse ja mõttemaailma. Sinu püha vaimu väes. Ja nüüd sirutage välja käed minu poole ka, et tuleks julgelt ja selgelt. See on osa minu tegu ja osa sinu tegu. Halleluuja. Sest Paulus ütles, et paluge minu eest, kui ma avan oma suu, et antaks taevast selgelt ja julgelt. Kui see antakse, siis antakse. Halleluja. Me täname sind, issand. Halleluja. Halleluja. Tänu sulle, issand. Tänu sulle, issand. Halleluja. Kiidetud olgu su auline ja kallis nimi. Halleluja. Well, halleluja. Well, te võite istuda. Kui ma olin valmis jagama teile eile, kui ma olin valmis jagama teile reede õhtu, ma olen topelt valmis täna. Päriselt. Ja ma tean, et Jumal tahab midagi teha meie südames. Las need sõnad jõuda teie südame sisse ja muuta teid, sest et Jumala sõnal on vägi muuta su loomus ja muuta su usku ja muuta selle tase lihtsalt hoobiga, kui sa võtad seda vastu. Amen. Kiitus issandale. Salm 5. Mis teil on taevasse tallele pandud lootuse pärast, millest te varemalt olete kuulnud evangeeliumi tõe sõna kaudu, mis on tulnud teie juurde ja nõnda kogu maailmas on kandmas vilja. Evangeelium on Jumala sõna. Evangeelium on Jeesuse sõna sellele põlvkonnale. See on võib-olla kõige täpsem viis, kuidas ütelda niiviisi. See on Jeesuse Kristuse sõnum. See on tema tahe. See on tema sõnum sellele põlvkonnale. See on, mis Paulus kuulutas. See on, mis Peetrus kuulutas. See on, mis Johannes kuulutas. Isegi püha vaim ei räägi endast. Püha vaim, ütleb niiviisi Johannese evangeelium, tema ei räägi endast, vaid ainult see, mis ta kuuleb Jeesusest Kristusest, seda ta edastab meile. Võidmisi ja kandmisi ja õhutusi on igasugused planeedil. Inimene võib saada inspiratsiooni igasugustest asjadest. Aga Jeesus Kristus, tal on üks sõnum, mis suunab meid teravalt ja täpselt Jumala tahte ja täiuse sisse takistamatult. Kas te olete siin? Ja see on tähtis, et me haarame sellest kinni. See on tähtis, et me süleleme seda sõna, et võtame selle vastu, haarame sellest kinni, loeme selle, igatseme, januneme selle järgi enam, kui me oleme kunagi janunenud Jumala sõna järgi või millegi järgi üldse ennem. Mis Mattius ja Markus ja Luuka ja Johannes evangeeliumis on kirjutatud, see peab olema osa meie elust. Ja see loob Kristuse elu meie sisse. See loob Jumala tahe meie sisse. Halleluja! See on see põhjus, miks pärast Apostlitegude raamatus neil oli sellised tulemused. Tulemused, mis eriti ei ole näha tänapäeval. Aga see on sellepärast, et nad olid niivõrd märklaua keskel. Kõigile sellele, mis Jeesus Kristus ise ütles. Kas te olete siin täna? Ja Jumal, ta on see sama eile, täna ja igavesti. Jeesus Kristus see sama eile, täna ja igavesti. Ta ei taha, et meil oleks mingi lahjendatud versioon, et kuidagi viisi see ajastu vajub ära kuidagi vaikselt ja rahulikult ja kuidagi viisi nagu kahvatult. See peab olema eredalt põlemas Jumala väega, tema tulega. Kas te olete siin täna? Jumal ei taha, et see tuleb kuidagi viisi uisa-päisa välja, et kuidagi viisi keskpäraselt, kuidagi viisi väga mõõdukalt. Jeesus on väga ekstreemne. Ekstreemselt väeline, ekstreemselt armastav, ekstreemselt rahu sees. Kus rahu ei ole loogiline, ta on rahu sees. Kui rõõm pole loogiline antud olukorras, et tema on väga rõõmus, sest ta teab, mis tulevik toob ja kui sa kõnnid temaga koos, te martsite koos Jeesuse Kristuse ja selle tuleviku sisse, mis tema on endal ise välja kujutanud või kujunud või kuidas ma nagu kujundanud võib-olla isegi. Sest ta on looja, ta on arhitekt. Ja te saate selle sisse minna koos. Ta ei ole närviline homse pärast. Ta ei ole närviline tänase pärast. Ta ei ole närviline ei millegi asja pärast. Ei sinu suhtes, ei ka nende suhtes, kellega sa puutud kontakti. See sama Jeesus Kristus, kes on sama eile, täna ja igavesti, kes ajas välja kurja vaime, kes tegi haigeid terveks, kes tegi siis ka pidalid tõbised terveks, puhtaks. See sama Jeesus Kristus elab sinu ja minu sees oma vaimu kaudu.
Ta on ennem seal olnud. See risti on ennem läbitud edukalt. Ja ta saab tuua sind ja mind sinna, kus me läbime selle risti sama edukalt. Me ei kaldu, ei vasakule, ei paremale. Me ei vaju uskmatuses, vaid me hoiame kinni Jumala sõnast ja näeme tulemusi. Sa oled määratud selleks. Sellepärast Jeesus ütles niiviisi, tulge mu järgi, ma teen teid inimeste püüdjaks. Halleluuja. Paulus väljendab seda asja niiviisi Efeslaste 1:10, et me oleme tema teos, loodud Kristuses Jeesuses. Mitte loodud endas, mitte loodud kellegi evangelisti nimes, loodud temas headele tegudele, mis ta on juba eelnevalt enne plaaninud. Kas te saate aamen ütelda? See tulevik on põnev. See tulevik on põnev sellepärast, et Jumal on valmistanud üks väga põnev nagu tulevik. Sa olete siin. See evangeelium, tõesõna, see on ütelda, mis on tulnud teie juuri ja nõnda kogu maailmas on kandmas vilja ning kasvab. Jumal, kes lõi maailma algul, ta lõi sellepärast, et tema sõna oli välja kuulutatud. Jälle tuua esile üks väga tähtis fakt. Jumala vaim, et ta on sinuga iga päev. Et Jumal on sinuga, kus iganes sa lähed. Iseeneses ei garanteeri, et sul on tulemusi. Kes teab, et Kristuses, tähendab, et iga Jumala laps, Jumala vaim elab tema sees. Sageli Jumala vaim on puuride taga, trellide taga tähendab. Puuris, trellide taha, pandud, sest et inimene ei julge elada välja see Kristus, kes on tema sees. Ta ei tea, kuidas seda teha. Ta ei saa aru, et seal on üks potentsiaal. Ta lihtsalt teab, et ta on nüüd käib kiriku või on koguduses. Või seal on mingi plaan, aga ta ei tea täpselt, mis see asi on. Sellepärast Piibel ütleb, minu rahvas hukkub tunnetuse puudusel. Annid ja kutsed hukkuvad ka tunnetuse puudusel. Igaüks, kes istub siin, kes kuuleb mu häält praegu, seal on annid sinu sees, mitmuses, annid. Ja seal on üks kutse iga inimese peal, kes on selles saalis. Kutsed on erinevad, annid on erinevad, aga üks asi on selge. Igaüks, kes istub siin, teil on üks panus Jumala käest. Isegi kui sa istud siin ja sa ei tunne Kristust veel, see ei tähenda, sellepärast, et juba see pakett on valmistatud sinu jaoks. Pääspine, koos see töö, koos need annid, koos iga rööm ja headuse allikas, see on juba valmistatud, juba eelnevad, enne kui sa sündisid. Enne kui su isa üldse kohtas su ema, Jeesusel, Kristusel ja isal taeval oli see mõte juba olemas su jaoks. Ta nägi sinu ja minu päeva, kui alles kiviaeg nii-öelda. Kui ränirahnid veel sõitsid oma, mis iganes vahendid kutsud seda, see ei ole päris, see ei ole isegi laada, saad aru. Kes on näinud need vanad multikad? Ma ei ütle, et elu oli päriselt seda, täpselt nagu see, üks ühele. Aga kui oli alles, enne kui üldse tuli selline kaasaegne aeg, nagu see minevikus tagne aeg. Me räägime ühest ajast, mis on ammu enne. Ammu enne. Maailma loomisest alates on sina ja mina leidnud ühe koha tema südames. Ta teadis juba ette. Kutsed on juba valmistatud. Sellepärast ta sai öelda Jeremiale niiviisi. Ma olen kutsunud sind ennem kui sa olid juba oma ema üsas, juba enne seda, enne maailma rajamist rääkis, et ta on kutse loonud ja rajanud. Kui see sõna on nii vägev, see sõna, mis lõi maailma, püha vaim hõljus vete kohal, aga midagi ei juhtunud enne kui Jeesus Kristus ise. Sa tead, kuidas sa tead, et see on Jeesus, sest et Piibel ütleb niiviisi, et kõik sai loodud Jumala sõna kaudu. Jeesus on elav sõna. Halleluuja. Töötasid ühiselt koos, isa taevas ja Jeesus. Ja ütles, saagu valgus ja valgus sai. Jumala sõna nii lihtne, nii puhas, nii vägev, see võib muuta su elu hoobilt. See võib anda sulle see ressurss, mis sul on vaja tõusta ühe teise elutaseme sisse. Et murda katki need igiaegsed nii-öelda probleemid, mille kallal sa oled võidelnud kaua ja kaua ja kaua. Koksid oma otsa esist nagu vastu seina. Ei ole leidnud võib-olla nagu lahendust. Aga tead, mis lahendus ei ole sinus? Lahendus on temas, kes on sinus. Kas sa saad aamen ütelda?
So siin, see kandis vilja kogu maailmas ja on kandma vilja ning kasvab. Iga asi, mis on haagitud evangeeliumiga, kasvab. Ja me ei räägi nüüd nagu füüsilisest kasvust. Me räägime ühest kasvust, mis on vaimulik. Olete siin? See vaimulik kasv, see on seespidine ja see on ka läbi meiega väline. Sellepärast, et kui sa vaatad Apostlitegude raamatut, sa näed pidevalt seal niiviisi, et seal oli laiendamine, suurendamine. Jumal lisas juurde päev-päevalt, Jumal lisas juurde, aga lisas juurde, Jumala sõna kasvas ja jälle sai lisatud hulk preestrid, sai lisatud teisi. Halleluja. Ja meil on vaja haakuda sellest kinni oma usuga. Meil on vaja haakuda asjadest kinni, mis põhjustavad, et see asi võiks olla reaalsus meie elus. Et meie lihtsalt ei kuidagi viisi uita mööda elu ühe väiksema pundiga niiviisi, sest et Jumal tahab, et meie mõju on suur Eestimaal ja suur väljaspoolt Eestit ka. Kas te olete siin? Ja miks pärast me räägime asjadest, mis puudutab, et panna selle asja kõik õigesse konteksti ja sellepärast ka see nimekiri, mis me andsime reede õhtul välja, et te võiksite näha ja mõõta ja arvestada oma elu selle järgi, mis on tähtis Jumala majandussüsteemis. Et tähtsamad asjad saavad kõige rohkem tähelepanu. Kas te olete siin? Ja see on väga-väga tähtis, et me näeme asja sedasi. Keerame nüüd korraks Mattiuse evangeeliumi. Mattiuse evangeelium. Peatükk 24. Ja salm 14. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvale. Ja siis tuleb ots. Ütleme kõik koos, ja siis tuleb ots. Kui kurat saab põhjustada, et midagi läheb küll välja läbi eetri ja läbi sõnumikandjate ja mis iganes. Ja läbib maailma, aga see ei ole päris Jeesuse Kristuse evangeelium, nii nagu tema tahab, et see oleks. Kes saab aru, et midagi on läinud küll läbi maailma, aga mitte see, mis Jeesus Kristus tahab minna läbi maailma. Kui evangeelium ei läbi maailma, siis see lõpp ei saa tulla ja kurat ise teab seda paremini kui keegi muu, siis tema vangipäev viivitub veel ja veel ja veel ja veel. Sellepärast, nagu Jeesus ütles, et see viimsel ajal, see viimaste aegade tundemärk on, et eksimused tulevad esile. Eksiõpetused, nihked, ütleme nagu õpetuse mõttes, mis on eemalt sellest, mis on märklaua keskel. Isegi headest inimesest tageli, sellepärast, et inimesed üritavad igasuguseid asju leiutada, et kuidagi viisid kangutada teha, et asi nagu liiguks. Jutlustajad paljudes kohtades on frustratsioonis, sellepärast, et mõned asjad ei toimu nagu nad peaksid ja üritavad kuidagi nagu nutikalt leiutama üks teine viis või kuidagi inspireerida, teha ja anda ja ta. Aga tead, mis Jeesuse Kristuse sõna on see, mis teeb selle? Ja miks pärast me jagame nendest asjadest? On sellepärast, et Jumal tahab teha asju meie keskel, mis ei ole selle põlvkonnas veel toimunud. Laias laastus. Tahab näidata meile asju, mida me ei ole veel näinud. Näidata meile asju, mis mina ei ole näinud. Halleluja. Aga see kuningriigi evangeelium peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvale ja siis tuleb ots. Nüüd, korraks vaatame veel. See on, kui sa uurid Piiblis ja vaatad, kui see räägib evangeeliumis, seal on palju erinevaid asju, millest see räägib. Ja ma ei taha, et see terve õpetus täna baseerib nii palju just doktriinilistes nagu asjades. Ma tahan tuua praktilisi lahendusi, et kuidas me saame välja käia teatud keskmised jooned selles evangeeliumis sõnumis. Aga lähme korraks ja vaatame Efeslaste 1. peatükk ja lihtsalt me läbime mõned kirjakohad siin korraks veel. Halleluja. Kiitus Issandale. Efeslaste 1. peatükk ja salm 12 ja 13. Et me oleksime tema aukiituseks, kes enne olime lootnud Kristuses, kelles teiegi olete selles alates, kui te saite kuulda tõe sõna, oma õndsuse evangeeliumi ja kelles teiegi saades usklikuks,
olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga, selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis tema omandi lunastamiseks, tema aukiituseks. Kiitus Issandal. Halleluuja. Me näeme siin, jälle see räägib tõe sõnast. Nii nagu seal Kolossaste kirjas, see evangeeliumi vägi hakkas toimuma, kui nad said sellest asjast aru ja see arm, mis oli selle sees, sai vabastatud. Amen. Piibel ütleb Hebrea 4:2, et see evangeelium ei olnud sellele grupile see ei olnud kasulik või see ei toiminud nende jaoks, sellepärast et see ei olnud kombineeritud või usk ei olnud lisatud sellele. Aga usk on üks kindel arusaamine sellest, mis on Jumala sõnast. So me peame aru saama, mis Jumal ütleb, et see asi tuleks esile. Keraks korraks koos ka 1. Peetruse 1. peatüki. Halleluuja. Räägib sellest õndsusest, sellest päästmisest. Salm 10, seda õndsust on juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust, juureldes seda, mis ja millise aja kohta teateid andis Kristuse vaim nende sees, kui ta ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. Ütleme kõik koos ja neile järgnevaid austusi. Austusi on mitmuses, seal on väga palju asju. Kristus meie sees, auhiilguse lootus. Seal on väga palju asju, mis me hakkame nägema, mis see evangeelium teeb meie sees ja meie läbi. Me võiksime ka, kui juba räägime, mis see evangeelium on, see on üks sõnum, mis teeb midagi sinu sees, et lõpuks teha midagi sinu läbi. Ja mitte lõpuks niiviisi, et see töö saab tehtud sinu sees eelnevalt totaalselt ja siis alles, vaid samaaegselt. Sellepärast, et isegi see töö, mis toimub su sees, ei saa korralikult leida aset. See ei saa areneda korralikult, kui ei ole väline väljend sellele, mis sa oled kuulnud. See ei ole üks asi, mis sa lihtsalt tuubid pähe. Evangeelium on üks asi, mis toob esile Kristuse armastuse ja Kristuse meele ja Kristuse puhtuse koheselt sinu elus ja ka sinu läbi. Et sa tood selle sõnumi ka teistele. Aga siin, kui see rääkis 1. peatükk Efeslaste kirjas, see räägib sellest, et inimene saab pääseda põrgust ja minna taeva. Kui sa tahad pähkla korrasse panna evangeeliumi sõnum päästmata inimesele, sa võid ütelda niiviisi nagu Johannes 3:16, sest Jumal nõnda armastas maailma, et ta andis oma ainusündinud poja, et kes iganes temasse usuks, ei saaks hukka või läheks hukka, vaid tema päris igavene elu. Ma olen nii harjunud tsiteerima seda inglise keeles, et vahetevahel ma pean mõtlema eesti keeles, kuidas see tuleb välja. Halleluuja. So, halleluuja. Kui see evangeelium ei ole kuulutatud agressiivselt, et siis meie ei saa võtta maid ja riike. Olete siin? Vaatame korraks see esimene mandaat. Nii nagu Jeesus seda asja kirjeldas, lähme korraks Markuse evangeeliumi. So me peame aru saama, mis see asi on, mis on see sõnum. See sõnum sellest, mis toimub sinu sees, see ei ole nii palju meie teema siin praegu, sest et me oleme jaganud nii palju sellest. Tegelikult sa võid võtta keskelt läbi enamus koguduse koosolekud. Suur osa sellest on, et Jumala sõna saaks korrigeerida, muuta, panustada, anda. Ja see ei tähenda, et me oleksime seda väga tervelt teha, sellepärast, et sageli me üritame väga palju teha, aga mitte isegi Jumala vaimu panuse läbi korralikud. Saad aru, kui me rääkisime reede õhtuni, me vaatasime, et kõik need tsitaadid, mis on Jumalast, otseselt või mis iganes viisis on ikkagi Jumalast, see tsitaat, seal oli üle 3600 neid. See tähendab, et Jumal ja tema vaim on kõikide asjade algpunkt. Nii nagu 1. Moosese raamat, 1. peatükk, see 1. salm Piiblis, alguses oli Jumal. Olete siin? Sinu elu esimene ja ütleme nagu see keskpunkt, see alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ütleme kõik koos, alguses lõi Jumal, taeva ja maa. Vaatame seda veel. Alguses, see tähendab ka sinu alguses. Kui midagi saab loodud sinu elus korralikult Jumala tahte järgi, see on Jumal, kes loob selle.
Jumala sõna räägib nii palju Jumalast, sellepärast, et ilma Jumalata meil ei ole lootust, et muuta asja nii, nagu tuleb neid muuta. Inimlik tarkus ei saavuta seda asja, inimlik pinge ei saavuta seda ka. Mõni asi ajutiselt saab tehtud, mõni asi võib-olla saame natukene maad võetud nagu siin ja seal niiviisi, aga et midagi kestvat ja midagi suurt toimuks, see peab olema ikkagi Jumala väest tehtud olema. Halleluuja. Sa võid kõik seadusloome muuta maailmas. Niiviisi, et kõik inimesed hakkavad tegema legaalselt, ütleme niiviisi, et nad ütleme nagu, et oleks kõik seaduslooma nagu peaks olema ja inimesed üritaks teha. Saad aru, see ikka ei toimiks sellepärast, et vana seadus oligi see. Aga see ei toiminud sellepärast, et nende loomus ei olnud muudetud. Olete siin? So me ei saa lihtsalt tahtejõust või kellegi survest panna kõik asjad paika. See peab olema Jumala vägi sinu sees, kes toob selle kõik esile. Inimesed on proovinud väga sageli lõpetada ühte asja, teha teist asja ja kui see ei ole õnnestunud, nad on lihtsalt, mis mõttega, ma lihtsalt vist ei saa hakkama selle asjaga. Jumala vaim saab hakkama kõigega. Kui Jumal leiab piisavalt aset sinu mõtetes ja sinu kiindumustes niiviisi, et Jumala vägi hakkab toimuma ja tegutsema selles olukorras, siis see on selle probleemi nagu lõpud päevad, saad aru? Need asjad muutuvad. So alguses lõi Jumal taeva ja maa. Halleluja. Ja me oleme ka tema teos, Kristuses Jeesus. Ütleme kõik koos, me oleme tema teos. Halleluja. Makedoonia mees, me rääkisime sellest ka niiviisi, et see mees hüüdis appi. Paulus nägi visiooni 16. peatükis ühest visiooni. Ta nägi üks mees Makedoonias, kes palus appi. Ja Paulus järeldas kohe, et see nüüd tähendab ühte asja, et evangeelium peab tulema sinna paika. Ütleme kõik koos evangeelium. Vaatame. Lähme korraks siia. Okay, ma olen seda lugenud juba nagu ennem ka. Ma võib-olla aja pärast ei teegi seda. Aga Paulus nägi ühte visiooni. Ja siis ta mõtles selle peale niiviisi ja ta järeldas. Kui see mees hüüdis appi, siis see järeldus on, et nemad vajavad evangeeliumit. Paulus oli niiviisi häälestatud, et see, mis oli kõikide asjade lahendus, ongi evangeelium. See ei tähenda, saad aru, me räägid nagu iga maine asi niiviisi, et tähendab, et kui sul on autoeksam vaja teha niiviisi, et siis sa loed evangeeliumit ja lähed võtama eksam. Me ei räägi sellest, aga ma räägin üldiselt kõik eluprobleemid. Kui sa vaja terveks saada, see peaks olema esimene koht, kui sa lähed sellepärast, et evangeelium sisaldab tervist sinu ihule, sinu siseorganitele, sinu nahale, sinu hammastele. Aga see ei tähenda, ütleme nagu seal on palju asju, mis Jumal võib teha. See ei tähenda, et me ei lähe automehaaniku juurde, kui auto läheb katki. Oled siin. Aga eluprobleemid saavad lahendatud evangeeliumiga. Paulus ei öelnud niiviisi, et okei, et hea küll, et ma nägin Makedoonia mees, ta palus appi, et saadame siis talle appi, saadame siis talle terve kasti täis, nagu John Lake oleks väljendanud seda asja niiviisi, Hiina ravimeid. Kes saab aru, et nad ei pannud kaubalaeva peale terve kasti täis Hiina ravimeid? Oled sa siin? See võib-olla kõlab nagu naljakas, aga tegelikult Paulus ta tõi evangeelium. Nad järeldasid siis, et oli vaja evangeeliumi saata. Kiitus Issandale. Halleluja. See me vajame natukene ümber häälestamist vahetavalt selliste asjadega ka, sellepärast, et sageli, kui seal on üks probleem, esimene koht, kuhu me kaldume minema, on ütleme nagu, me otsime mujal, ennem. See kalduvus on seal. Mäletan situatsioon sedasi ka niiviisi, kui meil oli kultuurimajas koosolekuid. Ja mäletan üks noor poiss, ta oli, ma ei tea, kas ta oli 3 aastat vana või mis ta oli, ta kukkus kaela peale väga viidrel viisil lavalt. Otse pea ja kaela peale ja sellisel viisil, et see nagu hirmus karje täitis nagu selle saalis. Ma ei tea, kas oli 92 aasta või millal see oli, kuskil niiviisi hästi algul, 91 äkki isegi. Ja meil oli koosolekud suures saalis. Ja siis ja ta ei saanud liikuda, kui hakkas midagi nagu, ma ei mäleta isegi, kas lõpuks ta jäi täiesti nagu vait. See nagu mingit häält ei tulnud ja nagu ta oli täitsa nagu
see oli väga veider situatsioon. Esimene reaktsioon paljudel on lihtsalt, et kutsu esile kiirabi kohe. Paulus, kui keegi, ta jutustas pikalt ka. Kes teab, Paulus jutustas pikalt? Ta jutustas nii pikalt, üks noormees kukkus sealt aknast välja. Ja kui ta kukkus sinna nagu kivi peale, kukkus sealt nagu 3. korrust või mis ta oli, niiviisi või teine korrus äkki, aga ta suri ära. Nad leidsid teda surnuna maas ja nad mõtlesid, ja Paulus, tema esmareaktsioon oli niiviisi, et ta nagu langes selle noormehe peale ja nagu ta haaras Jumalast kinni usus, et see peab muutma. See ei saagi nii jääda. See ei saa niiviisi jääda. Ja noor poiss tuli ellu. Ma ei tea, mis toimus selle poisiga, aga ma isegi ei mõelnud selle asja. Esmareaktsioon on niiviisi, et ma langesin ka selle poisi peale ja käskisin, et elu läheks tema sisse ja mis iganes negatiivselt toimus selle kukkumisega niiviisi, et kõik saaks ümber pööratud. Ja see oli peaaegu kohe, kus silmad läksid lahti ja lihtsalt tõusid üles ja lihtsalt jooksis minema. Ma ei tea, mis toimus, pole isegi tähtis iga kord, aga Jumal on lahendus. Kui Paulus sai visati nagu surnuks kividega, kristlased, Jumala rahvas, jüngrid, ja jälle, sellepärast me peame õiged terminid leidma. Jüngrid on see sõna enamasti kasutatud Jumala rahva kohta. Miks? Sellepärast, et inimene ei ole õige Jumala tüüpi laps, kui ta ei ole ehtne jünger. Sellepärast, see sõna jünger on kasutatud mitu 100 korda, kus kaudu kus juures isegi see sõnum võidmine on kasutatud 6 korda. Mõnes kohas sa kuuled võidmisest 100 korda ja jüngerlusest 6 korda. Aga siin on jüngerlusest on juttu peaaegu 400 korda. Ja siis ka pühad. See on üks sõna hästi palju kasutada, see eeldab, et inimene on jünger ja ka püha Jumala ees. Kas olete siin? Keegi küsib, mis see jünger on? See on kuidagi nagu veider sõna mõnedel inimestel, aga see tähendab üks tõsine õpilane. Halleluja. No, kui see visioon tuli Pauluselt, oleks saanud võib-olla saata niiviisi selline SMS nagu lihtsalt, et tuleks kiirabi sinna Makedooniasse. Ma teen nalja natukene, aga mitte nii palju nalja. Me peame tabama Jumalat. Ja ma ei ütle, et see on vale, et sa kutsud kiirabi, kui seal mingi intsident toimub, aga ma räägin niiviisi, et evangeeliumus on abi. Et teha hästi palju asju meie elus. Kiitus Issandale. Kas olete siin? Halleluja. Halleluja. Nüüd, lähme tagasi ja vaatame siis Markuse 16, kus me läksime. Salm 15. Ja ta ütles neile, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigile loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks. Aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Väga blankilt öeldud, väga selgelt öeldud. Ja nii see on. Ja samas ei ole lihtsalt, et üks inimene tuleb Jumala juurde. Jeesus ütles niiviisi, ja nagu just lugesime seal Efeslaste kirjas, et Jumal annab oma vaimu neile, kes võtavad teda vastu. Nii et see inimene, nagu Piibel ütleb ka Uues Testamendis, et ta võib elada sellist elu. Ilma Jumala vaimuta keegi ei suuda elada sellist elu. Sellepärast mõned ütlevad, no ma ei suuda, et ma elaks nagu sukest elu, nagu nad elavad. Ma ei kujuta ette, et ma ei saa, ma ei oskaks. Jah, tõsi, sa ei oskaks, unusta ära kohe. Vahetevahel on isegi hea ütelda selle pääsmata inimesele. Ta vastab sulle niiviisi, et ma vist ei saaks kunagi. Ja sa võid lihtsalt üllatada natuke. Kuule, tõepoolest, sa ei saa, unusta ära. Vaata, mis ta ütleb, sest et ta ootab hoopis teist. Ja nüüd sa tuled sellise kurviga, sellise tekstiga ja ta mõtleb, et apekene, mis sa ütlesid? Tule jälle selle mõtte. Ütle jälle, kas ma kuulsin sind õieti? Keegi anna mulle läpi, et ma saan selle vaha tõmmata siit kõrvast välja. Kas ma kuulsin sind õieti? Sa ütlesid, et ma ei saa, unusta ära? Et kas sa oled, aga siis see annab sulle see sissepääs vahetevahel, et jagada tegelikult, mis see usuelu on. Sest enamus inimesed, nad ei saa sellest asjast aru. Kui nad saaksid aru, nad jookseksid sinna, nad ei laseks endale isegi und, enne kui nad saavad selle asja nagu selgeks tehtud Jumala ees. Aga see töö, mis on tehtud inimeste sees, see on väga oluline töö.
Ja see ütleb siis niiviisi, et aga need tunnustähed järgivad need, kes usuvad. Ja me võime tulla selle asja juurde veel. Halleluuja. Aga me peame aru saama, et Jumala vägi on see, kes muudab ühte riiki. Kiitus Issandale. Ütleme kõik koos, Jumala vägi on see, kes muudab mind ja ka minu läbi teisi. Halleluuja. Ja eile ka me rääkisime ka, et kuninganna Ester tähendab, et kui ta oleks lihtsalt saanud positsiooni, aga ta ei oleks osanud mida teha selle positsiooniga, siis kõik see positsioon oleks lihtsalt asjatu. Oled sa siin? Ja sellepärast me peame mõistma niiviisi. Lase Jumal ülendada sind, lase Jumal teha kõik, mis ta teeb positsiooniliselt. Kui sa soetad haridust, soeta haridust. Kui sa lood midagi nagu selles maises sfääris, on see äri, on see mis tahes niiviisi kena. Aga tea seda, et inimesed vajavad evangeeliumit. Ja kõik asjad, mis sa teed, las see olla suunatud niiviisi, et see tooks esile see evangeelium inimestele. Nüüd, lähme korraks ja vaatame Mattius 28. Halleluuja. Need on need, nagu on inglise keeles sageli öeldud niiviisi selle kohta, the Great Commission või see hiigel või suur mandaat, mis on Jeesuse käest, mis me oleme tema käest saanud. Salm 18 ütleb niiviisi, ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega. See on Mattius 28 ja 18. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Halleluuja. Ütleme kõik koos, kõik. Kõike, mida mina teid olen käskinud, Jeesus ütles. Ja siin on üks väga huvitav asi, sellepärast, et kui ta ütles niiviisi, et minge siis ja tehke jüngriteks, see ei ole lihtsalt, et meelevald on antud niisama, aga on selleks, et me võiksime minna ja teha jüngrid, et me võiksime ka leida inimesi, et me võiksime ka edastada selle sõnumi inimestele. Kas te olete siin? Ja kui sa näed ka selles nimestikus, mis me lugesime reede õhtu, töö ja teenimine on väga kõrgelt selles nimestikus. Ei ole võimalik tulla sinu kutse sisse korralikult, ei ole võimalik üldse meeldivalt elada Jumala ees, kui me ei ole rakendatud. Jumal ei ole kutsunud kasutuid Jumala lapsi, aga ta tahab nüüd, et me saame täpsema pildi sellest, mida me peaksime tegema tema ees. Ja see ütleb siin jälle, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Halleluuja. So, mis sa oled kuulnud Jeesusest, seda sa pead õpetama teistele. Ja seda Pauluski tegi, seda Peetrus tegi, seda Johannes tegi. Amen. Ja see tänapäeval on see ka, mis püha vaim tahab teha ja tuletada meelde ja teha sinu sees, sest et temal on mõttes eelkõigest. Võiks ütelda nagu, et see ainuke suur asi, mis on tema mõttes üldse, on, et viia läbi Jumala tahe. Ja Jeesuse sõnum sellele põlvkonnale. Olete siin? So see ütleb niiviisi, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. All right. So, lähme siis, ma tahan tuua selle asjad nagu väga nagu praktiliseks täna, aga seletame üks asi siin veel enne, kui me jõuame ühe strateegi juurde, ma tahan defineerida mõnda asja natukene paremini selles. Nüüd, kui me räägime evangeeliumist, et siis sisaldab Jumala vägi, et muuta meid ja Jumala vägi, et muuta ka läbi meie. Keerake Rooma kirja. Halleluuja. Rooma 16. 15 peatükk ja Salm 16. Paulus ütles siin, et ma oleksin Jeesuse Kristuse teenija paganate seas ja toimetaksin Jumala evangeeliumi püha teenistust. Et
paganad saaksid meelepäraseks ja pühas vaimus pühitsetud ohvri annetuseks. Ja nüüd ta läheb edasi ja ütleb niiviisi, salm 18, sest mina ei julge kõnelda milleski muust kui sellest, mis Kristus minu läbi paganate sõna kuulelikuks tegemiseks on korda saatnud. Sõna ja teoga, tunnustähtede ja imetegude väel, püha vaimu väel, nõnda, et mina Jeruusalemmast ja selle ümberkaudsest maast alates Illürikonini olen täide viinud Kristuse evangeeliumi kuulutamise. Märka siin, et see ütleb niiviisi, et nõnda, et mina selles piirkonnas selleni olen siis täide viinud Kristuse evangeeliumi kuulutamise. See näitab meile niiviisi, et kui need asjad ei toimu, siis ei ole Kristuse evangeeliumi kuulutamine täielik. See on väga tähtis asi, tegelikult väga tähtis, et me mõistame seda aspekti siin, sellepärast, et kui sa jagad evangeeliumit su sõpradele, kolleegidele, sa võid teada, et Jumala plaan on, et Jumal kinnitab oma sõna neile. Tunnustähed ei ole kristlastele. Loomu poolt tunnustäht näitab, nagu suunab või see on üks teeviide. Kas ei ole? Et see suunab tähelepanu millegi asjale niiviisi. Ja Jumal tahab, et tema vägi on tema rahva keskelt selge see, aga nagu me näeme Apostlitegude raamatus, et enamik, mis toimus, see oli ikkagi väljaspoolt koguduse raame. Ja esimene inimene, kes oli väga kasutatud nendes asjades, ei olnud isegi jutlustaja. So, ma tahan selle esile tuua sellepärast, et sa näed, sest seal on liiga kaua olnud kogudustes üks selline nagu etendusmentaliteet. Et keegi tuleb jutlustama, tema teeb Eesti tagant kõik ära niiviisi, tema teeb selle suure etenduse ära ja tantsib ja kargab ja karjub ja kõik inimesed hüüavad aamen ja siis kõik lähevad rõõmsalt koju. Ja sedasi on olnud koosolekud tegelikult päris mitu dekaadi juba paljudes kohtades. Et see on nagu selline mentaliteet. Kusjuures Efeslaste 4. peatükk ütleb niiviisi, et apostlid, prohvetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad on antud, et treenida pühi. Et nemad teeksid Kristuse töid. Mitte, et nad ise ei teeks selliseid asju. Sa pead aru saama ka, ma pean selgitama ka. Mina ise olen ka selle raja peal niiviisi. Ma näen rohkem praegu, kui ma olen näinud võib-olla 5 aastat tagasi, aga see ei tähenda, et ma näen nii palju praegu, kui ma näen 2 aasta pärast, sellepärast, et kui sa kasutad see, mis see on, siis see kasvab. Oled sa siin? Aga ma tahan primaarselt praegu tuua selle fakti esile praegu, sellepärast, et see on see norm, mida me peaksime igatsema, tahtma. See ongi see sõnum. Jeesus isegi ütles Johannes 10 ja salm 37, kui mina ei tee need teod minu isast, siis ärge uskuge mind. See on päris hämmastav üteldus. See on 10.37 ja see paneb iga jutlustaja ka erilises surve alla, sellepärast, et tegelikult me peame püüdlema niiviisi, et saada selle tase kätte, aga me peame kuskil hakkama ja tüürima sinna poole, aga terve kogudus on määratud olema üleloomulik. Sellepärast, kui Jeesus on kunagi saatnud inimese välja ja me kuulutasime või me lugesime nendest kirjakohtadest eile, me ei tee seda uuesti, et kõik need kirjakohad räägivad sellest, et ma olen andnud teile meelevald üle rüvedate vaimude ja kurjade vaimude ja üle iga haiguse ja tõve. See meelevald on antud. Kui me ei tea seda, siis kui me ei tea, Jumal isegi ootaks, et meie oleksime kasutatud selles. Saad aru, vanasti me hakkasime kuulutama sellist asja, see oli üks noor mees. Ja ma ei ütle tema nime, sest et ma nägin ta liikumas siin isegi Paides. Minu teades ta ei järgi Jumalat praegu sellel ajal, aga mingi aeg ta oli siin ja väga nagu vapper noormees. Aga ta sai kuulda sellest, et haigete peal nad panevad käed. Nüüd, vaata siin korraks. Me isegi loe seda, me lugesime seda eile õhtu jälle. Ma lihtsalt annan selle kirjakohad, võid seda uurida siis pärast poole. Markus 16, salm 17 kuni 19. Haigete peale panevad käed, siis salm 19 ja nad saavad terveks. Ja ta mõtles, wow, et see on hästi. Sugulased tulid külla ja ta just kuulis jutlust sellest niiviisi ja ta lihtsalt julgelt ütles niiviisi, et kuule, kas ma võin paluda su eest, sest et ma kuulsin täna, et haigete peale nad panevad käed.
2 sugulast, üks oli seal niiviisi, seal, kus ta oli oma perekonna juures seal, või nad läksid, ma ei tea, kuidas see asi oli, kas läksid külla või nad olid tema juures või mis. Aga igatahes nad olid palavikus. Noor mees, kes ta oli vist, ma ei tea, kas oli 2 nädalat või 6 aega vana issandas, pani käed nende peale ja mõlemad said kohe terveks. Sellepärast ma tunnistan vahetevahel ka sellest, mis toimus minuga, enne kui ma üldse sain aru, et seal tervenemine üldse kuulub selle mõtte sisse. Meil on vaja aru saada, et see tegelikult kuulub. See on osa sellest tervest pildist. Kiitus issandale. Halleluuja. So Markus, lähme korraks tagasi, Markus 16. Aga see evangeelium peab olema ikka nagu selge evangeelium. Üks asi, mis vend Hegen ütles aastaid tagasi kogu aeg, et kui need tunnustähed üldse järgi, siis sa pead, või seal on nagu väga vähe neid, et siis sa pead enda käest küsima, kuule, kas sa üldse kuulutad päris evangeeliumit? Sa olete siin. Keegi küsib, et kuidas sa tead, et see on õige mõtteviis. Noh, vaatame, mis Piibel ütleb siin. Salm 17, aga tunnustähed järgivad need, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurja vaime välja. Räägivad uusi keeli. Võtavad üles madused ja kui nad mõnda surmajooki joovad, ei tee see neile mingit kahju või mitte kahju. Sellest me rääkisime eile, me ei korda seda. Haigete peale panevad käed ja need saavad terveks. Ja issand Jeesus, kui ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja ta istus isa paremale poolele. Aga nemad läksid välja ja ütlustasid igal pool. Ütleme kõik koos, nad läksid välja. Nad ei oodanud, et inimesed tuleksid lihtsalt nende koosolekutele. Sa oled siin. See kogudus, kui ta algas ja kasvas omal ajal 300 ja üle selle, see oli sellepärast, et see koguduse inimesed, nad läksid välja ja lihtsalt leidsid inimesi. Mõnes mõttes oli see kergem sellel ajal, reede õhtu, või tähendab mitte isegi reede õhtu. Eelmine pühapäev me rääkisime niiviisi ka, miks pärast Eestis on raskem praegu, kui ta oli. Raskem praegu, kui ta oli siis võib-olla 20 aastat tagasi. Aga sa pead aru saama, et kus patt on suur ja kus raskused on suur, Jumala arm on mitte ainult üks ühele sellele, vaid trumpab selle üle. Ja see on väga tähtis mõista. Me ei saa kunagi peita selle asja taga, niiviisi, no ajad on rasked ja inimesed ei taha võtta vastu ja Seal on midagi, mis me saame ikkagi teha ja seda me tahamegi käsitleda täna. Aga see ütleb siin niiviisi, aga nemad läksid välja, jutlustasid iga pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega. Kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Nüüd, lähme korraks ja vaatame 5 viisi, kõlab naljakas, 5 viisi, kuidas me saame selle evangeeliumi välja. Sest et me võime pähklakooresse panna üks evangeeliumi sõnum, see sisaldab seda, et inimene peaks olema päästetud, ta peaks saama terveks. Oled siin? Veel kord, sa oled Luka evangeeliumi ligidalt, seal Luka 4. Ja Salm 18. Meil on vaja mõista neid asju hästi, sellepärast see tulevik on väga ere. Aga ta on ainult ere, kui me mõistame, mis Jumal tahab teha ja teeme selle järgi. Halleluuja. Religioon ja inimeste arvamused ei ole kunagi tootnud seda, mis Jumal tahab toota. Inimeste liikumised võivad olla suur. Kes saab aru, et ütleme nagu, ma ei tea, kas ma lähen sinna praegu. All right. Luuka 4 ja Salm 18. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile. Las ma rõhutuid vabadusse kuulutama issanda meele pärast aastat. See on evangeelium ka pähklikoores. See on rõõmusõnum neile, kes vajavad päästetud saada. See on rõõmusõnum ka neile, kes vajavad midagi saada Jumala käest. Kas olete siin? Sellepärast ütleb ka, kui sa lähed ja vaatad siis Apostlitegude 10 ja 38, korraks läheme sinna. Sellepärast, et ma tahan lihtsalt korraks luua selle pildi nii selgeks, et see on see tava, see on see norm. Apostlitegude raamatus me näeme, et juhid ka mitte juhid elasid selles. Aga Apostlitegude 10 ja Salm 38 ütleb nii.
kuidas Jumal Jeesuse Naatserest oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle ta üle kurat on saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Halleluuja. Nüüd, selle mõttega nüüd, sa võid kirjutada üles 5 punkti. Me räägime 5 viisist, kuidas seda evangeeliumi välja saada. Halleluuja. Halleluuja. Seal on 5 viisi siis, kuidas edastada selle, mis Jumal on meile andnud teha. See sisaldab üks sõnum, mis on vaja välja saada, et inimesed võiksid päästetud saada. See sisaldab ka tegevused, kus inimesed leiavad abi Jumala ees. Kas keegi saab amen ütelda? So siin, esimene asi, sõna alusel. Number 1. Et kui sa tead, mis Jumala sõna ütleb, siis sa võid seda asja teha. Me rääkisime sellest noormehest, kes kuulis, et see on normaalne teha ja ta läks lihtsalt välja ja tegi seda asja. Keegi küsib, et miks pärast me kõik ei tee seda kogu aeg. Sellepärast, et me teeme selle asja liiga keeruliseks. Kui kahtlus on meie mõttemaailmas, siis me ei hakka selliseid asju tegema. Me ei ole häälestatud isegi mõtlema niiviisi, kui me arvame, et Jumal ei teeks. Aga kui me oleme veendunud, et Jumal teeks, sellepärast sageli, kui me oleme haritud juba ja me oleme nii analüütikud oma ette niiviisi ja me oleme kuulnud igasuguseid asju, isegi näinud ka asju, mis ei ole toime tulnud. Sageli need asjad tulevad kollitama, kui sa hakkad palvetama uuesti. Ja sul on vaja näha midagi kõrgemat ja suuremat, et pesta sind sellest olukorrast niiviisi, sellepärast, et sinu mineviku kogemused, mis ei ole õnnestunud, vahetevahel tulevad ja üritavad su jalad alt nagu ära lüüa, kui sa hakkad nagu seisma Jumala sõna alusel. See noormees nägi tulemuse sellepärast, et ta lihtsalt mõtles, et et lihtsalt tuleb teha. Et leida üleloomulikud abi inimesele, kes vajab seda, see on üks asi. Aga võib-olla tuleme selle kõige suurema asja juurde ja ma toon üks selline hea näide. Piibel ütleb, et kasutage ära iga võimalus. Mõni võimalus ei ole selline, mis, kuidas ütelda niiviisi, võimalus on üks olukord, mis on antud Jumalast. Kas keegi saab amen ütelda niiviisi? Kui Jumal avab ühe situatsiooni. Vaatavahel, kui me jagame evangeeliumit teistega, kes on väljaspool, seal tuleb vaatavahel nagu, vaatavahel sa üritad, sul on silmas üks sugulane või üks sõber, kes peaks päästetud saama ja kes ei tunne Jumalat ja sa tahad kuidagi viisi edastada Jumala sõna temale. Sa võid paluda esmaalt, et Jumal läkitaks töötegijaid temale. Aga mõtle korraks, kui kõik töötegijad on nagu sageli meie oleme, me ootame, et keegi töötegija läheks nagu meie tädi juurde, oled sa siin? Aga see töötegija ka on inimene nagu sina ja kui sina ei lähe oma tädi juurde, siis tema võib-olla ei lähe ka su tädi juurde. Sa olete siin. Sellepärast meil on vaja ümber häälestada natukene seda asja. Me palume küll töötegijad, aga me valmis ise olema ka töötegija. Halleluuja. Ma arvan, et me lihtsalt võtame vaheaja, sellepärast, et kui ma hakkan selle jutu sisse siin praegu, ma toon esile üks nagu, ma hakkan jagama rohkem tunnistuse ja õpetama läbi nende tunnistuste. Aga mõned siin algul on natukene, ma ei tea, kas ma saan kiiresti neid välja. So lihtsalt võtame vaheaja.